Tere tulemast tagasi. Tänane loengu teema on siis skeemid ja nendega siis esmaste katsete tegemine. Alustame siis Tinkercadi keskkonnaga, teeme mõned lihtsamad skeemid, teeme lihtsamad mõõtmised ja lõppu ka mõned arvutused juba päris andmetega. Mis elukas on Tinkercad? Tegemist on siis keskkonnaga, mida kasutatakse näiteks 3D modelleerimiseks, elektroonikaskeemide simuleerimiseks ja muuks taoliseks. Tegemist on tasuta kasutatava tarkvaraga, mis töötab ainult veebilehitsejas. Meie kursuse raames on siis eeliseks see, et ta võimaldab luua erinevaid elektroonikaskeeme, pakub ka jooniseid, neid jooniseid täna ka kindlasti näeme. Ja samuti on olemas mõned mikrokontrollerid, sealhulgas Arduino. Ja kõiki lahendusi saab simuleerida. Kursuse läbimiseks on siis Tinkercadi vaja luua konto. Tegeleme siis kursuse raames Arduinoga eelkõige mingist hetkest alates. Simuleerimise koha pealt on Tinkercadi puhul siis see asi, ütleme, et töötab ja ei tööta ka. Mõningaid asju näitab väga hästi, väga korrektselt. Ja mõned asjade puhul on Tinkercadi järgi näiteks mingid asjad ei pruugi töötada, mis päriselus peaks töötama ja vastupidi. On mõlemad kogemust. Kasutajaliides näeb siis selline välja, kui on konto loodud, sisse logitud ja on juba mõned skeemid ka loodud, ütleme siis selliseid asju hakkab ta kohe alguses näitama. Ehk et siis kõigepealt on vasakus servas on siis inimese konto mingisugused asjad, on võimalik siis avavaates näha erinevaid juba loodud skeeme, jooniseid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et väga palju selle kasutajaliidese peale ei peatuks isegi võib-olla. Konto loomine iseenesest on üsna lihtne. Tuleks avada siis aadress nimega tinkercad.com, sealt valida siis sign up. Järgmises valikus valida näiteks create a personal account. Sealt edasi on võimalik registreeruda e-mailiga või siis Google'i või Apple'i kontoga. Need 3 varianti, et e-mail, Google'i konto, Apple'i konto, kõik valikud on sobivad. Ilmselt nõuab ta ka regiooni valimist, Eesti sobib meile ja ilmselt tahab ka sünnikuupäeva. Seal pole väga palju vahet. Kui kõik on edukalt läbitud, siis peaks tulema siis mingisugune vaade ka, aga alustame siis algusest, et üleval paremas nurgas punasega tähistatult on sign up nupp, avaneb selline vaade. Kuna me ei tee ühtegi reaalset klassi, siis ei ole siin ka teil võimalik klassiga liituda, ehk et peame kasutama isiklikke kontosid. Siis edasi saab valida kas siis e-mailiga, Google'iga, Apple'iga, võimalik, et on veel valikuid, ei ole ise väga palju vaadanud. Ma ise tegin e-mailiga läbi. Ja kui konto on loodud, kõik etapid on läbitud edukalt, siis tuleb selline vaade. Selle koha pealt rohkemat hetkel ei oska isegi rääkida midagi. Edasi liikudes siis loome esimese skeemi. Selle jaoks on avalehel nupp create. Kui sinna peale liikuda, sinna peale vajutada, tuleb siis selline menüü, kus tuleb valida siis circuits valik, ehk et siis skeemid või midagi sellist peaks eesti keeli olema. Avaneb siis elektroonikaskeemide loomise keskkond. Keskkond ise on esialgu täiesti tühi. Selle keskkonnaga hakkamegi kohe tegelema. Aga alustades siis ülevalt nurgast kuskilt on kõigepealt Tinkercadi logo, mis siis, kui sinna peale klikkida, viib tagasi avakuvale, see, kus me just tulime. Skeemi nimi, seda saab muuta. Kui sinna peale vajutada, siis see muutub muudetavaks. Sinna võib panna mis iganes nime. See pole väga oluline, mis see nimi on. Pääsid ise aru saab, mis skeeme sa kunagi teinud oled, et kui kunagi tahad uuesti vaadata, siis on nagu lihtne leida. Samamoodi on seal all siis ikoonid elemendi kopeerimiseks, kleepimiseks, kustutamiseks, viimase muudatuse tagasivõtmiseks, viimase muudatuse uuesti tegemiseks, ehk et siis undo ja redo nupud on ju, märkmete lisamiseks elemendile, saab kasutada, ei pea kasutama, samamoodi märkmete näitamine või keelamine,
juhtme värvi valik, juhtme tüüpe saab ka valida, ise kasutan enamasti tavalist joont, ei kasuta erilisi. Komponendi siis keeramise nupud ja siis põhimõtteliselt saab komponenti sundida ka iseendast peegelpilti minema. Klaviatuuri klahvide kombinatsioonid töötavad ka, ehk et delete on kustutamiseks näiteks, Ctrl-C, Ctrl-V kopeerimiseks, kleepimiseks töötab väga hästi, Ctrl-C tagasivõtmiseks jällegi olemas, ei pea neid nuppe ise näppima väga palju, et saab kiiremini ka. Paremal pool on siis näha viimased muudatused, kas viimased muudatused on salvestatud, ehk et ütleb, et all changes saved siis on salvestatud, kui mitte, siis peaks kohe varsti tekkima see koht. Saab liikuda siis skeemi koostamise ja joonise vahel. Meil on praegu siis valitud skeemi koostamise valik, jooniseni jõuame ka mingi hetk. Saab vaadata ka komponentide loendid tabelina, ehk et kui tahta midagi osta, siis selle järgi saab seda teha. Siis on olemas koodiaken, mis tekib siis, kui õigemini, ta on kogu aeg olemas, aga ta ei lase mitte midagi sinna kirjutada, kui ei ole kontrollerit olemas. Et kui kontroller panna sinna nii-öelda tühja ala peale, siis saab seda koodiga kirjutada sinna. Sellest räägime rohkem järgmistes loengutes. Simulatsiooni alustamise lõpetamise nupp, mis on meile vägagi oluline, et me näeks, kuidas meie komponendid töötavad, kas nad üldse töötavad, mis nendega juhtuda võib. Mingil määral näitab Tinkercad ka läbipõlemise kohta, kui mingi komponent peaks nagu läbi põlema. Saab ka jagada skeeme ja siis on kõige all on hunnik erinevaid komponente. Praegu on siis siin vaates valitud basic, aga kui valida all, siis sealt tuleb palju rohkem erinevaid asju välja. Seda sama loendit hakkame me siin oma paari lähema nädala jooksul kasutama natuke rohkem. Alustame siis lihtsaimast skeemist, kus siis kasutame 3 voldi patareid, ühte lülitit, punast LED-i ja kilomist takistit. Elemendi lisamiseks siis skeemi tuleb ta siis komponentide alt valida, ehk et siis hiirega tema peal klikkida korraks, siis liikuda hiirega alasse, uuesti klikk teha, kuhu sa saad selle komponendi asetada ja umbes nii see käibki. Ehk et lohistamine ei ole vajalik. Juhtmeühenduste loomiseks komponentide vahel tuleb siis liikuda komponendi viigu juurde, tekib siuke punane ruuduke sinna viigu juurde, kuhu ta laseb ühenduse teha. Selle peale vajutada ja liikuda järgmise komponendi viigu juurde, kus samuti tekib samasugune ikoon. Sinna peale vajutades siis peetakse juhe 2 komponendi vahele. Juhtme värvi saab muuta ka siis, kui see loodud juhe nüüd teha aktiivseks ja valida siis menüüst uus värv. Samamoodi, kui ei ole nagu juhtmete vedamine aktiivne hetkel, siis saab uue juhtme värvi ka ette ära määrata, aga see on vahetavalt töötab natuke teistmoodi. Samas siis valitud värv kehtib uutele juhtmetele. Tinkercad näitab siis ka viikude juures ära, ütleme, et kas tegemist on näiteks siis positiivse või negatiivse viiguga või kui tegemist on mingisuguse juba huvitava komponendiga, siis mis selle viigu nimi on. Ehk et kui tahta transistoreid kasutada, siis seal tuuakse ka kohe ära, ütleme, et mis viik mida tähendab. Meie skeem näeb siis selline välja alustuseks. Ehk et meil on siis skeemi puhul patareist tuleb juhe lüliti keskmise klemmi külge. Tegemist on siis 3 positsioonilise lülitiga. Kui see nii-öelda praegu kasutuseta klemm ka kuhugi ahelasse panna, siis saaks teha niimoodi, et kui lülit on ühes asendis, töötab üks ahel, kui lülit on teises asendis, töötab teine ahel, aga samas sellised, nagu ta praegu on, saab ka ainult ühte ahelat toita või välja lülitada. Lülitist siis edasi, järgmise viigu küljest tuleb siis takisti, seesama kiloomine takisti, millest ennem jutt käis. Tegemist on siis nii-öelda eeltakistiga LED-ile, et tõmmata ahelat läbi vool piisavalt väikseks, et LED läbi ei põleks. Ja siis on punane LED ja LED-i miinus läheb siis tagasi patarei miinusesse. Ja skeem, kuidas see päriselus välja peaks nägema, on ka kõrval täiesti välja toodud. Et patarei plusspool läheb kõigepealt siis lülitisse, keskmise klemmi peale nimetatakse ka common klemmiks või ühiseks klemmiks, kes kuidas kasutab. Siis üks pool lülitist on ühendatud takistiga,
teine pool on ühendamata, ehk me saame ahelad sisse välja lülitada rahulikult. Takisti siis teine pool on ühendatud leedi sisendisse ja leedi väljund on ühendatud patarei miinusega. Ja selliselt neid asju Tinkercad ka näitab. Skeemi simuleerimiseks tuleb siis vajutada Start Simulation nuppu, mis on siis leitav sealt ülevalt paremast nurgast. Kui nüüd simulatsioon on algatatud, siis see nupp läheb roheliseks ja peaks tekkima tekst Stop Simulation, midagi sellist. Seejärel lüliti lülitamisel ehk et siis tuleb sinna lüliti peale minna hiirega ja siis pea klikata. Kui see nüüd läheb sellisesse asendisse, nagu ta praegu siin joonisel on, siis peaks leed põlema minema, kui ikka on õige ja mitte midagi muud ei tohiks juhtuda. See on kõige lihtsam, kõige loogilisem skeem, mida üldse annab elektroonikas kokku panna. Aga et elu liiga lihtne ei oleks, teeme keerukamaid skeeme ka alguses läbi. Ehk et teeme nüüd siis rööbiti ühenduse, kus meil on siis 2 takistit ja 2 leedi ja leedi värvid tegelikult võite ise valida päeva lõpuks. Punane ja sinine on lihtsalt minu meelevaldne. Samamoodi sama lüliti, sama otsa alt vedada uus juhe, uue takisti külge, samamoodi kiloomine takisti on tegemist siin selles ahelas. Nii palju Tinkercadist ütleme, et sama otsa külge saab ühendada mitut erinevat juhet ja teistmoodi Tinkercad juhtmete jagunemist teha ei lasegi. Ehk et juhtmel peab olema alguspunktiks siis mingisuguse komponendi mingisugune viik. Ühesõnaga siis lüliti see sama väljundi ots läheb siis teise takisti külge ka, teise takisti väljund läheb leedi sisendisse ja leedi väljund läheb samamoodi patarei miinusega kokku. Joonis on ka kõrval. Tinkercad läheb jooniste genereerimisel üsna keeruliseks, sama joonist saab teha palju lihtsamalt, aga jah, et tekiks natukene harjumus ka joonisid lugeda, siis mida keerulisemat joonist lugeda oskad, seda lihtsam on tegelikult asjadest aru saada. Ja siin on siis simuleerimise moment, ehk et jällegi Start Simulation ja kui nüüd lülitit vajutada, peaks mõlemad leedid korraga põlema minema. Ja mõõtmiste teostamisega on see sama moment, ehk et meil on olemas siis Tinkercadis komponent, sisuliselt multimeetri komponent. Niimoodi ta on ka komponentide valikus kirjas. Kui ta nüüd skeemi tõsta, siis saab valida, et millist asja me mõõta tahame, kas pinget, takistust või voolu. Esimese asjana võiks siis lisada ampermeetri, mis siis tuletab meelde, käib skeemi jadamisi. Joonisel on ka kohe varsti näha, milline see jadamisühendus olema peaks päriselus. Samamoodi lisame siis ka voltmeetri, mis peaks olema siis komponentidega või komponendiga rööbiti. Kui nüüd otsima teda hakata, siis ta on loendi lõpus üsnagi. Nimi ongi multimeeter. Ja kui me ta nüüd oleme skeemi ära tõstnud, siis me saame valida, mida ta mõõtma hakkab. Hetkel siis siin on pandud mõõtma pinget. Saame määrata nime ka, ise ei ole väga kasutanud, ei näe väga vajadust, aga kui tahab, võib proovida. Ja siis mode all on siis mõõtmisrežiim, et meie siis kasutame ainult temperature'it voolu mõõtmiseks või voltage pinge mõõtmiseks. Skeemina näeb siis selline välja lõpuks. Patareist tuleb siis plusspool, läheb amprimeetri sisendisse, amprimeetri väljund läheb nüüd siis hoopis lülitisse. Selliselt saame mõõta kogu ahelat läbivat voolu. Voltmeeter number 1, ehk et siis vasakpoolsem, mõõdab siis punase leedi ja esimese takisti pingelangu. Selliselt et voltmeetri pluss on takisti sisendi juures ja voltmeetri miinus on leedi väljundi juures. Ja niimoodi me saame kogu selle 2 komponendile langeva pinge suuruse teada. Sama kehtib ka voltmeeter 2 puhul. Ja kuna tegemist on siis sama suurte takistitega ja leedide puhul need värvid väga palju ei mõjuta, siis peaks simulatsiooni puhul nägema ühe huvitava asja ära. Ehk et siin peaks olema see olukord, kus siis mõlemad voltmeetrid näitavad sisuliselt sama pinget, ehk et jääb see mõte, et mõlemale rööpahela osale langeb sama pinge, mis on siis toitjapingega üsna võrdne. Siin on see osa lihtsalt, et nimipinge versus see päris mõõdetav pinge, kui meil on koormus ka, ei ole päris üks ühele. See on lihtsalt infoks, et seda on hea teada, aga umbes nii see on. Siis teeme mõned arvutused ka. Ehk et kui me tahame teada näiteks
ahela võimsuse, siis meil on seda üsna lihtne tegelikult arvutada, kuna me teame ahela pinget, mis on umbes 3 volti. Siin võib tegelikult selle 3 voldiks ka ümardada, see 0,01, 0,02 volti ei muuda väga palju pilti enam, et seda tavaliselt ei loeta väga oluliseks. Ahelat läbi vool on meil siis 1,16 milliamprit. Ja võimsuse arvutamisel oleks mõistlik teatud tingimustel, siis kui me tahame otse vattideks arvutada, siis on mõistlik milliamprit teisendada ampriteks. Kui me oleme nõus otse saama vastuseks millivatid, siis võib selle teisendamise tegemata jätta. Aga siin tuleb silmas pidada tõesti seda, et kui meil on üks komponent on väiksem, siis ka tulemus on väiksem. Ehk kui me arvutame milliamprites, siis me saame tulemuse millivattides, mitte vattides. Et see teisendamine on siin oluline. Ehk et see on see, kuhu me tahan jõuda tegelikult. Kui me ei teisenda, siis on meil lõppühik ka väiksem. Kui me teisendame, siis me saame lõppühiku suuremaks, aga nagu siit arvutuste tulemustest on näha, siis see vattides on hästi-hästi väike number, ehk et 0,00348 vatti on suurusjärk, mis me siit vastu saame. Sest et selleks, et saada milliamprid ampriteks, me peame põhimõtteliselt selle 1000-ga läbi jagama. Ja kuna see oli iseenesest väike number, siis selline ta tuleb. Rohkemat selle asja kohta ma isegi võib-olla ei oska rääkida. Saame arvutada välja ka siis ahela takistuse, ehk et need kõik eri juhud saab siin täna käiku võtta. LED-i puhul, mida tasub silmas pidada, et kuna ta on õigetpidi ühendatud, siis ta ise ei oma väga suurt takistust, nagu ka varasemates loengutes juba mainisin, et õigetpidi ühendatuna dioodid enamasti väga suurt takistust, ehk et väga suurt pingelangu ei tekita iseenesest. Ja me ei pea seda ahela arvutamisel otseselt arvesse võtma. Muidugi siin on see nüanss, et kui LED ühendada vastupidi, siis tal on sisuliselt lõpmatult suur takistus, ehk et ei lase üldse voolu läbi. Ja siis me jällegi ei näe väga mõtet teda arvesse võtta, sest me nagunii voolu ja midagi muud ei ole enam. Sest vool läheb lõpmatult väikseks sellises olukorras. Ühesõnaga, meie ahelas oli LED õigetpidi. Seega me saame võtta tema takistuse nulliks ja arvutada ainult takistusi rööpahela reeglite järgi. Esimene variant on siis see, kus me liidame mõlemad takistid siis kokku, ehk et siis üks erindik võrdub 1 jagatud 1000-ga pluss 1 jagatud 1000-ga. Kuna nimetajad on meil samad, siis me saame lugejad kokku liita. Saame vastuseks 2 tuhandikku. Ära taandatuna oleks see siis 1/500. Ja nüüd, kui me teeme sellest pöördtehte nii-öelda, võtame selle nimetaja sealt alt välja, siis me saamegi ahela takistuseks 500 ohmi. Aga kuna meil on tegemist sama suure takistusega takistitega, saame me kasutada ka erijuhu arvutusviise, kus siis esimene lahendus oleks R1 korda R2 jagatud R1 pluss R2. Ehk et meil tuleb siis 1000 korda 1000 jagatud 1000 pluss 1000-ga. Ja vastus tuleb jälle 500 ohmi. Ja kolmas lahendus on siis selline, kus me jagame ühe takisti väärtuse takistite arvuga, jällegi ainult tehtav siis, kui meil on takistite väärtused sama suured ahelas. Ehk et siis 1000 ohmi jagatud 2-ga on 500 ohmi ja jälle vastus on olemas. Et selline arvutuskäik selliste ahelate puhul kehtib. Ühesõnaga, mis me siis täna tegime? Natukene käisime Tinkercadis, tegime mõned lihtsamad skeemid, mõõtsime takistust, voolu ja pinget, arvutasime välja ahela võimsuse ja ahela kogutakistuse. Ja tänan vaatamast!